Jah, aitäh. Tere hommikust ka minu poolt. Mina Reelika Reimal-Mänts siis Eesti Pangast, toimetan seal kinnisvarahalduspetsialistina ja ühtlasi olen siis ka tegelikult Rohelise kontori töögrupi liige. Et kui hakkasime mõtlema, kus me seda korduskasutust rakendame, siis üks kõige suurem valdkond võiks olla mööbel. Et võib-olla te teate, et Eesti Panga kontor asub meil südalinnas, hooneid on meil palju, meie nimetame seda ise meie pangakvartaliks, hoonete nii-öelda taust on väga erinev, et meil on muinsuskaitselisi objekte, on ka sajandivahetusel ehitatud selliseid klassikalisemaid büroohooneid, et see toob omakorda kaasa siis selle, et tegelikult mööbel on meil väga erinev. Aga vaatamata sellele me ikkagi alati lähtume sellest, et proovime taaskasutada, otsime maja pealt, mis on jäänud üle, meil on ka sellised väiksemad laopinnad, kus me mööblit hoiame, et see, et meil on pika ajalooga ettevõtte, siis see on kaasa toonud selle, et tihtipeale mööbel on väga väärikas, heas seisus, püsib aastaid. Et jah, ja ütleks, et ka tegelikult meie juhid ja kolleegid on selle väga kaasa võtnud selle mõtteviisi, et kõigepealt siis proovime minna ladudesse, vaadata kuskilt mõnelt ehituselt ülejäänud mööblit, et jah, et alati siis proovime taaskasutada, aga ikkagi tihtipeale jääb seda mööblit ka üle, et on siis selliselt pikemalt seisma jäänud mööbliesemeid, mida me võib-olla disaini poolest näeme, et meie kontorisse enam ei sobi, mis tegelikult on väga korralikud asjad. On ka näiteks selliseid esemeid, millel on, ma ei teagi, lauaplaadi peal on väike kriim või nurgad on koledad, siis sellise mööbli jaoks juba aastaid oleme kasutanud osta.ee-d ja meie eesmärk ei ole kindlasti seal teenida, et tihtipeale panemegi mööblit müüki sellise 10 senti tükk hinnaga, et inimesed selle ikkagi saaksid kasutusse võtta. Ja võib-olla oluline mainida ka seda, et kui meil tuleb mõni uus inimene, siis ta tihtipeale mõtleb, et siin on tool üle, et kas ma võin selle koju võtta, siis selleks ongi meil see osta.ee lahendus, et jagame alati osta.ee-sse müüki pannes seda ka töötajatele, ehk siis kõigil on võrdne võimalus oksjonil osaleda, süsteem on läbipaistev, et ei ole kellegi eelistamist või sellist jah, eelisseisusesse panekut. Siis oli mõte rääkida ka uuskasutuskeskusega koostööst, et meie majas on see väga hästi lendu läinud, et hakkasime siin arvutama, et vist viimased 3 aastat igal kevadel oleme toonud siis uuskasutuskeskuse kasti meie pangakvartalisse ja see võib siis nii-öelda ka tõestuseks tuua, et ta tõesti on populaarne, et Eesti Panga aastategude konkursil eelmisel aastal sai 2. koha, et töötajad ise siis valisid ka selle üheks selliseks positiivseks näiteks. Ja jällegi, mis võib olla hea näide on see, et uuskasutuskeskusega koostööst koorus edasi järgmine selline algatus, et Eesti Pangas toimub igal sügisel sügislaat, kus tavaliselt töötajad siis müüvad erinevaid asju, moose, salle, mingisuguseid meisterdusi, et sinna sügislaata siis integreeriti väga toredalt see võimalus, et inimesed saavad müüa ka enda riideesemeid või muid kodus ülejäänud asju, et siin siis ka näha, et tegelikult huvi on päris suur ja inimesed seda kasutavad. Ja sealt jälle omakorda siis, nagu siin Liina mainis, et ka meie siis oleme need esemed, mis kasutust või tähendab müüki ei läinud, või nii-öelda tehingusse ei läinud, et siis need oleme annetanud uuskasutuskeskusele. Siis räägiks natukene meie rohenurga taimedest, et seal üleval pildil paljud võib-olla ei teagi, et meil Eesti Panga sisehoovis on ka juba paar viimast aastat selline tore rohenurk, kus oleme töötajatele loonud võimaluse suvel natukene vabamas õhkkonnas enda puhkepause või lõunapause veeta, et jällegi inimeste poolt väga hästi vastu võetud.
väga lihtsasti tegelikult loodud, lihtsate vahenditega ka inimeste seas head vastukaja saanud. Aga eelmisel sügisel, kui me hakkasime seda rohenurka siis külmemate ilmade saabudes kokku pakkima, siis tekkis mõte, et meil olid seal väga elujõulised pelargonitaimed ja meie rohetiimiga arutades siis mõtlesime, et äkki me võiksime neid oma töötajatele pakkuda, et tegelikult need taimed õigesti neid käsitledes, siis nad elavad ilusti talve üle ja neid on võimalik siis järgmisel aastal enda koduhoovi näiteks istutada või rõdule, et see ka töötajatele väga meeldis ja kui me sellel sügisel siin kolleegidega arutasime, et kas võiksime jälle pakkuda, siis sealt tuli väga selline maruline vastukaja, et kindlasti peame, et inimesed väga ootavad seda, et tegelikult väga lihtne selline algatus, et piisas võib-olla siin paarist emailist ja üks inimene aitas natukene koordineerida ja tegelikult inimesed olid väga rõõmsad selle üle. Veel taimedest rääkides, siis meil on selline sisemine rohenurk, mida me ise nimetame ka natukene sellise naljaga haiglaks, et taimede haigla, et kus me toome siis maja pealt sellised natukene õnnetumas seisus taimed, et rohekontori tiimiga siin ka oleme neid aeg-ajalt ümber istutanud. Kui on mõni murdunud oks, siis oleme seal proovinud juuri alla saada, et väga selline praktiline lahendus. Ja kui keegi tuleb näiteks maja peale, et tahaks enda tuppa mõnda taime, siis me alati suuname ta sinna, et tegelikult on ilusad taimed, võib-olla potid ei ole kõige uuemad ja uhkemad, aga tegelikult inimestele meeldib, et jälle selline korduskasutuse vaade ja ikkagi leiame asjadele oma õige koha ja uue elu. IT-seadmetest ka natukene, et meie IT-osakond on ka siin aja jooksul aina rohkem taaskasutuse poole vaatamas, et meil on partnerettevõte Green IT, kes aitab siis meid nende seadmetega, mis meil endal on üle jäänud, et teeb nad vajadusel korda, suunab nad taaskasutusse või siis, kui enam ei ole võimalik neid kasutada, siis ka ümbertöötlemisse. Ja mõned näited veel algatustest, et kui me arutasime, et mida teile täna siin rääkida, siis me jõudsime selleni, et tegelikult hästi palju korduskasutusega seotud teemasid jõuab meile läbi töötajate, et töötajad ise pöörduvad meie poole ja meie väikse kinnisvaratiimi rolliks jääbki tihtipeale ainult see, et siis neid toetada, leida vajalikud vahendid, aidata võib-olla kommunikatsiooniga, et üks hea näide siin näiteks eelmisest nädalast, et tuli siin novembrikuus tuli minu juurde üks kolleeg, kes ütles, et ta kuulub siis Naiskodukaitse Liitu ja nad alustavad siis küünlavahajääkide kogumisega. Et aitasime siis omalt poolt luua sellise kasti, aitasime natukene logistikaga, tegime kommunikatsiooni, panime maja peale suunaviidad ja siis kolleegidel oli võimalus kodus ülejäänud küünlavahajääke tuua meile panka ja meie siis transportisime sinna suuremasse kogumiskohta. Veel näiteid siin näiteks maailmakoristuspäeva raames tegime sellise väikeelektroonika kogumise aktsiooni, et see käis jälle taaskord käsikäes sellise töötajate harimisega, et saimegi rääkida, miks on väikeelektroonika jagamine oluline, millist elektroonikat kuhu peaks viima, siin olid ka näiteks tundlikuma infoga andmekandjad, mälupulgad, et seda toodi ka meile panka ja see käis jällegi käsikäes sellega, et inimesed said tuua neid seadmeid, mis neil jäid tööl üle, aga pakkusime ka võimalust jällegi, et kui kodus oli midagi väikeelektroonika valdkonnast üle jäänud, et sai tuua. Siis üks lapsevanemate poolt ellu kutsutud algatus, et mittetundliku makulatuuri saatmine lasteaedadesse, et lapsed saaksid meisterdada ja joonistada, et muidugi proovime erinevate materjalide väljaprintimist vähendada, aga ikkagi seda paratamatult tekib ja lasteaiad tegelikult väga ootavad seda,
et neile viia tarbeid joonistamiseks, meisterdamiseks. Siis aasta algusest on siin üks raamaturiiuli näide, et raamatuaasta raames avasime sellise riiuli, et jällegi kinnisvara tiimi roll oli see, et organiseerisime ühe raamaturiiuli ja see nüüd siis eilse seisuga on päris palju sinna tekkinud raamatuid, mida töötajad on toonud ja vahetanud, et jällegi näide sellest, et väga lihtne lahendus, aga inimestele meeldib. Ja seesama nõude teema, mis siin eelnevas ettekandes ka jutuks tuli, et kevadel oli olukord, kus üks osakond pöördus minu poole, et neil oleks vaja enda kööginurka rohkem nõusid ja majas siis oleme infot vahetanud ja teadsin, et ühes osakonnas on jällegi päris suur kogus nõusid üle. Et tegemist ei olnud kõige uuemate ja modernsemate nõudega, aga tegelikult väga puhtad, korrektsed nõud, ilusad Eesti Panga logodega ja saime teha sellist vahetust, et seda ka võimalusel alati proovime siis kasutada. Ja võib-olla selle algatuste juures veel välja tuua seda, et tegelikult Eesti Panga üldises nii-öelda ettevõtte foonis või siis ka meie oma lehes hästi palju on roheteemad pildis, et meil on väga aktiivne keskkonna- ja kliimakomisjon ja tegelikult ka juhatus väga aktiivselt räägib nendel teemadel kaasa, et ma usun, et see ongi loonud sellise hea pinnase, miks need teemad on nii-öelda lendu läinud ja inimesed julgevad arvamust avaldada ja mõtetega meie poole pöörduda. Jah, aga ma ütleks, et need on mõned näited meie igapäevaelust ja kindlasti neid leiab veel, aga ma loodan, et saite häid mõtteid, mida äkki enda ettevõtetes ka rakendada. Aga aitäh teile!